Tere hommikust! Tere tulemast uude vlogi. Teate mis? Täna ma näitan teile või kurdan ja jonnin oma juukse väljalangemise peale. No see on juba natukene too much, mis nagu päriselt toimub. No see ei ole okei. Mul on juuste väljalangemine olnud juba circa 6-7 aastat äkki. Ja minu meelest see läheb järjest hullemaks iga aastaga. Et jah. Aga praegu tahate aiamaad näha või? Eipsi tule eest ära. Näete. Ta on küll natukene räsida saanud, aga ta siit poolt on küll päris ilus. Päris ilus. See ka lillekene on elus veel. Näete, ja siin on siis... Siin on basiilik, ärge pange tähele, et siin on hallitus, me teeme need augud ära kasti. Nii, siin peaks vist münt olema ja siin on meliss. Siin on roheline šibul ja vaadake kurki. Ma esimene kord kasvatan kurki ja tundub, et tuleb vist isegi välja see kord, kui kuradi ma need pasajunid ära ei söö. Et siin on ka näha neid. Hetke till rahule palun. Kurat. Ja, neid on näha siin. Nii, aga siin on maasju, mis mulle Pärnumaalt toodi. Siit isegi täitsa tuleb midagi. Siin on lavendel, ma mõtlesin juba, et lavendlit üldse ei tulegi. Siin on metsmaasju, ma ei tea, kas need... Ma loodan, et midagi siit tuleb. Ja mu sõbranna basiilik, mida ma ise käin söömas. Täna on plaanis tegeleda sellega, sest et näete, siin on liiga palju neid asju ja sellega natukene vaja korrastada see. Ja siin on siis nagu selline, et vot niimoodi näeb välja minu rõdu aiamaa, mis siis minu selline lemmikprojekt on. Päris ilus on ja elukaasne näitas kõike seda teha. Vot. Nii et mulle küll täitsa nagu meeldib siuke ilus. Vot, jah, aga nüüd ongi niimoodi, et ma lähen teile oma hommikused toimetused ära. Ja siis ma näitan teile seda juuste. No vaadake, no see on perises ühesõnaga. Need on nagu sosulkad, noh. Kes teeb vene keelt, siis teeb, see on sosulka, näete. Lutsukommid. Lutsukommidega. No, vaadake, ma ei tea, kas te näete. See on juba... ma lähen teen hommikused toimetused ära ja siis ma näitan teile oma juuste väljalangus, mis on päris crazy tegelikult. Jep. Nii et alustame selle vlogiga. Nii, ma näitan teile, et põhimõtteliselt on ta... Panen siia. Nii, miks see kaamera siinpool ei ole? Halloo. Nii, näete, tühi, puhas. Või noh, ma ei tea, mingi kuradi ma... Vastik, üldjuhul ma olen ära pesnud, nagu see on mis kogunenud tolm. Ühesõnaga. Hakkame nüüd. Ma üritan neid mitte väga näppida, sest et... Aga ma helistasin vahepeal perele. Rääkisin talle oma sellest... Ma olen siukene kahtlane tunne, et need juuksed ei pesnud vist ilusti ennast välja esiteks, sest et nad on suht siuksed hästi rüvedad. Samas võib-olla mul on uus šampoon. Vaadake palju see nagu... Palju see näeb. Nii. Jah, ma helistasin pereõele ühesõnaga ja siis me... te ei taha näha seda. Mis meil jäigi kokkulepe, et ma hakkan seda
esomeprosooli edasi joome, siis maakaitset, mida ma siis olen joonud tegelikult. Siis ma pean oma toitumise üle vaatama. Aga kuna tema ju ei mäleta seda, et mul on olnud refluksioperatsioon, siis ma ütlesin talle, et mul on tegelikult refluksioperatsioon olnud. Ja võimalusel tegelikult ma tahaks hopile minna, mitte eurata. See refluksio-hopp näeb välja põhimõtteliselt niimoodi, et sul ei lükata mitte midagi ära, sul lihtsalt tõmbatakse see maoklapp natukene paremaks. Küll ka ma pean ikka juuksed pesema, see vastik on. Jah, hästi vastik on. Normaalne, saad ära, ma ostsin uue šampooni endale. Jumala peesne. Nüüd oleks nagu kaamel tatistanud. Aga see on küll crazy. See on nagu päris ausalt. Oh my god. Vaadake seda. Mida peed. No ja kuidas see siis oli niimoodi elada, on ju. Ja see on see ainult, mis ma kammisin välja, on ju. Mul on voodis raudselt sama palju neid juuksekarva. Nii, et siin on see hetk, kellel on olnud selliseid probleeme, palun kirjutage. Ma päriselt, ma olen nagu reigelt hädas nendega. Mul terve kodu on täis lihtsalt juukseid, nagu see nõudne, minu meelest see läheb järjest rohkemaks ja hullemaks ja see ei ole normaalne. Seega ma ei tea, ausalt, tooge palun pudruni. No näete, selle küljes ka veel ja püksid on juustega täis ja ei, mul on juuksed täiesti pasased. Ausalt. Ok. Mis pean täna juukse? No ma pidin nagu nii mõtlesin, ma täna juukseid. Tegelikult teate, mis probleem võib olla see, et ma olen päris laisk olnud viimasel ajal ja ma ei ole viitsinud juuksed pesta. Ja ma olen neid päris pikalt hoidnud mustana ja siis pole ka imestada, miks mul nad pesust korralikult välja ei pese. Aga see on küll otsuke. Kassile saab anda mängida. Ja, aga nüüd ma lähen söön. Ja siis, mis ma tegema pean? Ma arvan, et aiamaaga ma tegelen õhtupoole, sest et siis on nagu päike sealt poolt ära läinud. Mis ma täna teen? Ma olen täna psühholoog. Ma pean Pärnusse asju pakkima. Aga ega siin midagi erilist pakkida ei ole peasi, et on rohud kaasas, hambari, need näopesu või näovahendid, kusjuures mul on hästi lahedad need. Tread House'is sain neid. Ma võin pärast tutvustada teile. Minule väga hästi sobivad. Mina igatahes katsetan neid praegu. Ma arvan, et mulle sobivad, sest et nahk on küll natukene paremaks läinud. Ma olen, tegelikult ma olen circa nädal aega kasutanud neid. Aga vaja on kusagil 3-4 nädalat, et päriselt nagu näha, mis on, et jah, siuke lahe. Ma aju jookseb kokku tegelikult. Kui ma ütlen seda, et väga lahe, siis ma aju olen kokku jooksnud. Just nimelt. Aga ma lähen käin söön ja siis ma arvan, et mul aju ei ole enam nii koos. Sain ühe suukse 2 ägedat palli. Need on Betsitist catnipi pallid. Need on ainukesed catnipid, mis meie äpsule. Äpsu! Mis meie äpsule nagu üldse sobib. Vaadake kiskja. Lakub seda. Ja siis lakub ennast. Äpsi. Mis sa teed? No, tibupoi. No, mis elus hetked sul veel on? Kiskja äpsan. Ärge pange tähele, siin on
meil a la musta pesunurk. Sest et me oleme elukaaslasega hästi sarnased selles mõttes, et me viskame, kus nüüd prallib, viskame põrandale riideid. Siis me otsustasimegi, et see on vist kõige parem lahendus meile. Et ühel pool on puhtad riided, teisel pool on mustad riided. Ja kas me kasutame musta pesukorvi? Jaa, see on vannitoe, see on põhimõtteliselt a la aluspesu jaoks. Aga muidu tavariided on meil põrandal alati. Seega mul on tegelikult päris mugav. Ma tegin kodus ka niimoodi, kui me lasin üksinda. Et sellised lahedad omaette nagu kokkulepped. Ja. Aga see vend on midagi käiki keerunud. Jah, ma lähen sööma. Täram! Selline on minu hommikuse. Vaadake, kus kihiseb. Jaa, aga mulle räigelt meeldib kodujuust banaaniga. Mega hea. Nii et mina lähen sööma. Head isu mulle. Naljaks, aga mul on nagu päriselt millegi suhtes allergia väljas. Ma ei tea, kas äkki keegi teab, mis võib oitseda praegu. Kohe, kui ma toast välja tulin, hakkas mul tatti lahkama. Ja see sama vesine tatt. Nagu mul on kodus surteksi. Aga ma lähen enne poest läbi. Ja siis ma lähen alles koju. Seega täiesti õudne. Nii, ma olen nüüd kodus. Ma käisin ära. Ma teen teile apteegi tutoriali. On või? Unbucket või mis iganes see on. Sorry, ma olen nii palav lihtsalt. Vaata ühe see minu vlog, ta on, ma olen meil näha. Nii. 4 pakki. Fluksi. Siin ühes pakis on 28 tükki ja mul nendest piisab terveks kuuks ajaks, sest et mu doos on 60 milligrammi päevas, ehk siis 3 tabla läheb. Minu lemmik, Lamatorgiin. Ilmselgelt Lamatorgiiniga ma jään elu lõpuni koos, sest tegemist on meeleolu stabilisaatoriga ja kuna mul on bipolaarsus, siis nii on. Nii, Esomeprazol, vaadake, see on see sama. See on minu maokaitse, mida ma siis võtan. Ostsin välja endale, sest et seda on vaja. Pregabaliin oli mul juba ärastatud, aga mul on siin ka pregabaliin. Ja siis magneesiumtsitraat. Vot seda ma võin julgelt nagu soovitada, sest et tegemust on ikkagi, magneesiumid on erinevaid tüüpi, on magneesium väsimuse vastu, on magneesium lihaste vastu, mis iganes on, siis tuleb alati jälgida, missugune magneesium täpsemalt on. Ja see magneesiumtsitraat ongi mõeldud sellest, et aitab vähendada väsimust ja kurnatust, aitab kaasa elektrolüütide tasakaalule, normaalsele lihaste tööle ja ning närvisüsteemi talitusele. Ja B6 aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitusele. Vot, et jah, mul siis elukaaslane otsustas, et tema tahab ka nüüd seda. Et no jah. Magneesiumid tegelikult ma olen võtnud, ma arvan, circa 2-3 aastat olen magneesiumit võtnud ja ma ütlen niimoodi, et seda tuleb võtta ja ta tõesti nagu aitab. Et mul sai 6 aega äkki võetud nüüd. Jah, 6 aega. Sest eelmine kuu ma ostsin. Oota, ostsin või? Ostsin jah, eelmine kuu. No kummad moodi ei saa, siis saab juuga. Juuga. Vot, paneme need viimased need ära, siis saab selle ära visata. Aga muidu mulle meeldib, kui mul kõik kapikeses on nagu
see on mingi tupsuga. Ühesõnaga, meil on omad eraldi kapid, issand, mu sõbranna kinkis mulle selle kunagi. Viskan selle minema. Ei tea, samas. Mul ei ole sellega mitte midagi teha, see on nagu mingi võtmehoid ka, kus ma käin sellega niimoodi. Issand, jumal küll hea võit. Ma ei seedi selliseid asju. Aga minu ravimite kapp näeb välja selline. Siin on igasugused probiootikumid, multineed. Siin on, siis kui ma haige olin, siis sain seda. D-vitamiin. L-karnitiin on ka. Aga ma teen oma selle kapikese korda, siis ma näitan teile, kui ilus on. Aga siin on ka muidu see terve see padurohi. Selle me võtame homme Pärnusse kaasa. Seda läheb vaja. Ja selle me peame ka panema kotti igaks juhuks. Võt. Aga ma täna pesen poodi tikke ja patju, sest et mul mingi hubedalt tundub, et äps on igale poole kusnud. Mina ei tea, miks. No lihtsalt on nii. Nagu äps on kusnud neile voodisse. Mina ei tea, ta protestib niimoodi. Ta on nagu mingi tiinekas. Aga mul ongi siuke tunne, et see vend on jälle kusnud kuhugi ja siis ma ei saa aru sellest ja ma lähen jumala ketta ja see jääb lõhn mulle ninna ja siis ma tunnen ennast vastikult ja ma otsustasin, et pekki ma pesen kõik ära. Et jah, võt niimoodi. Selline äpsutatt meil ongi. Aga ma lähen tegutsen. Nii, mul sai oma ravimite nendega ready. Ühesõnaga, siin on mul need samad ravimid, mida ma siis kasutan pidevalt. Igapäevases kasutuses need on siis pigem need, mida ma võimalik, et kasutan. Mul on valitol ka. Valitol on selleks, et kui mul juhuslikult peaks hakkama ärevus ja tõesti nagu mul ei ole mingisugust rahustit parasjagu võtta, siis valitol on mul alati kaasas. Ta on mul ka kotis, sest et ta nagu vähemalt rahustab seda südamerütmi vähemaks teeb ja siis ta ei tuksu nii hullult. Ma ei vaata, kui ärevus on, siis ta nagu niimoodi paneb see süda ja selleks ongi siis mul valitol. Vot, ja siis niimoodi ongi. Siis on tsitraat ja makkalaõli ja vot. Ma ütlen niimoodi, et kunagi räägiti sellest, et sa oled ikka vana inimene, et sul on nii palju rohtusid ja nii edasi. Fuck it, teate. Kui sul on nagu rohtusid, see tähendab seda, et sa nagu reaalselt hoolid oma endast, enda nagu sellest olemisest ja värki. Jah, aga ma ei tea, mis praegu veits aega psühholoogini. Täna teen kaupust juhtu. Mina ei saa seal väljas olla praegu. No ausalt, seal midagi õitseb ja mul tatt nii vooleb ja mul silmad on vesised ja parem hea meelega istus kodus. Pealegi ma pean valmistuma homseks väljasõiduks. Jah, et ma pean minema. Vot niimoodi mul aju jooksis kokku, päepära. Nii, mis ma vahepeal olen teinud, magasin ka vahepeal ja värki. Ja nüüd ma pakin kokku enda seda kotti sinna sellesse Pärnusse. Vot. Ütlen niimoodi, et ajooksi selle kokku. Issa, mul juhtub järjest tihedamini jälle. Mul mingi aeg eelmine aasta oli täpselt sama jama. Aga mul on ikka üks ja sama jama, nagu kõikidel naistel, et ma ei tea, mida selga panna.
Või noh, mul nagu reaalselt ei ole riideid väga, et selga panna midagi, sest et ma olen lihtsalt kaalust juurde võtnud ja paratamatult on niimoodi, et mul ei ole väga riideid ka. Et jah, ja siis ma mõtlengi nüüd, et mida ma kaasa võtan, mõtlesin, ma võtan ühe kleidi kaasa, siis ma võtan vist ühe seeliku ka kaasa, aga raisk ma ei tea, noh. Seelik on siuke 50-50, kas ma ikka tahaks seda väga kanda. Siis noh, dressipüksid, aga ma arvan, et ma panen mingi hügieenipalk tuli välja. Ma arvan, et ma panen need. Kui mulle ei meeldi need püksid ja ma tõmbasin need katki ka rõdul äärest. Mul olid muidu ühed lühkarid täiesti normaalsed Nike'i omad, aga ma suutsin need ka ära situda. Ma oskan, kusjuures vaadake seda. Pleki näete või? Ma ei tohi süüa. Või noh, tohin ikka, aga siis ma situn kõik särgid ära. Jah, ma mõtlesin, ma panen siin need lühkarid homme, aga nende lühkaritega on üks väike aga. Mul ei ole sobivaid sokke siia. Issa, mis lühkarid? Oh my god, Katrin. Mitte lühkarid, vaid need. Ma tean, mis ma panen. Aga mõtlen, et ega mul palav ei hakka. See oleks päris hea variant. Freia kleidi panna, aga Freia kleiti tuleb natukene timmida. Et siis saaks Freia kleiti panna. Rääkisin tädiga ka vahepeal ja siis proovime vaatama. No ma ei saa, ma igal poolt tunnen käpsukuse haisu, no täiesti õudne, no see on paranoia. See on fucking paranoia juba. Ma saan aru, et seda ei ole, aga ma lihtsalt tunnen nagu persse, see on nagu kass oleks kuhugi kusnud või midagi. Plää, no see ei ole normaalne, vabandust, sorry, aga persse närvi mind. Jah, nii oota. Freia kleidi võiks võtta. Jah, see oleks ju päris okei mõte. Kui võtaks Freia kleidi, siis võtaks veel ühe kleidi. Ja siis ma võtaksin ühed püksid. Et siis ma võtaksin ühed jalanõud. Ühesõnaga, ma ei tea, ma mõtlen veel. Põhiasjad, mis ma ikka kaasa võtan, neid ma praegu kotti ei saa pista, sest et ei saa. Ma kasutan neid kuni homse hommikuni veel. Aga ma saan lihtsalt ette valmistada juba need asjad. My bag. Selle ma vist tõssi mingi 5 aastat tagasi sellest Pärnust. Võt, aga ma ei tea, ma lähen teen endale veel teise tassi põerki. Ja siis ma vaatan, mul on vaja pesus ka ju käia ja mu juuksed on ikka nii pasased, kui pasased, ma ei tea. Pärast võib-olla näitan teile seda. Ja ma ostsin uue šampuuni ka, no ma ei tea, kui see šampuun on kabis, siis ma ei tea. Siuke. Õpime siuke šampuun. Kuradi Selverist ostsin. Panorama. Ma ei tea, kas ta mulle sobib või mitte, eks seda näha ole. Aga ma ei tea, jah. So funny. Mul ongi natukene praegu raskendatud seda vlogi tegemine, sest et ma tahan seda vlogikaamera täis laadida. Vaadake seda. See on äpsu muru, ära närtsinud muru. Kes seda koristab, Katrin? Ilmselgelt sina. Aga ma lähen toimetan neid asju. See raibe ikkagi vist. Ma ei tea, ma loodan, et ta ei kuse, ta saab tappa ka kohe.
nägite praegu just, et Äpsu oli nuusutanud seda kohta, onju. Siis ma mõtlesin, kurat, et ma nuusutan ka siis, onju. Ja sorry, ma pean lihtsalt sveipima, ühesõnaga. Ja teate mis või? Ei ole mul mitte sittagi mingisugune paranoia raiskne. See väike oligi kunagi mingi aeg vist kusnud, aga see oli nagu ära kuivanud, kui me olime koju jõudnud. Sest et mingi aeg ma tundsin ja mõtlesin, et okei, et väga imelik on ja, aga ei raiskne. Nüüd ma kasutan sellist asja. Kuna ta jõudis huvitav. Teate nagu, ta on nii ära hellitatud nagu meie poolt. On ju, Äpsu? Ära hellitatud selles mõttes, et tal peab olema vets pidevalt puhas on ja blablabla, mis iganes nagu. Siuke, no ma ei tea, no joppen puhna. Oi! Nii et ma ei ole ikkagi paranoias. Kõik on teti-miti. Ma olen normaalses. Tere hommikust, kolmapäeva hommik on. Ausalt öeldes ma eile Nadja tegid rõdul asju. Või sorry, just ärkasin. Tegin rõdul asja. Siis pokkisin natukene Pärnusse riideid. Ja siis ju kaasa. Ja teate mis või? Vaadates tänast ilma, siis on päris ilm. Nii tuline on. Päris hea. Nii, aga teate mis või? Tahtsin teile näidata veel seda juuste asja. Ma ei käinud eile pesus, ma ei viitsinud eile õhtul tõesti käia, ma käin praegu hommikul ära. Aga ma näitangi nüüd ära, et kui palju mul täna neid juuksed peas siis tuleb. Ja siis peale seda, kui ma ära pesen, siis ära kuivatan, siis ma võin ka näidata. Nad on hästi läikivad sellised. No need inimesed, kes nagu ei tea, et millised võivad olla mul mustad juuksed, siis risk nüüd teavad. Aga jah, see arvatavasti šampoon ei sobi, kuna ma praegu vahetasin šampooni, ma kasutasin hästi pikalt Garnieri, seda fruit asja, siukest rohelist. Asja ma mäletan Rootsist sealt, mis pood see ongi nüüd? Mul ei tule meelde. Sama. Ostsin sealt ja siis mul nagu megalt sobis ja siis mul sai see otsa, siis ma üritasin Eestis samasuguse leida, aga sittagi ma ei leidnud. Siis ostsin kõik Garnieri oma ka ja siis ühesõnaga ta lõppkokkuvõttes mulle ei sobinud, ta hakkas kuivatama kuradi pead. Ja kui pea ju kuivab ju, siis tuleb ju see ju kõõm. Oot, aga mulle ei meeldi kõõm. Ma ei seedi kõõma enda juustus. Ja siis ma olen hästi suke skeptiline selles mõttes. Nii, näed, nii palju tuli. See on tegelikult päris vähe. Ärge pange lähele, siin on mingi siin on mingi tolmutükid. Aga tolmutükid on kammi pärast, kammis siin tulevad need tolmud asjad. Võt, võhra mõistig. Kuna te olete mul päris aktiivsed kommentaarides, siis võisite kirjutada ja öelda mulle, mis võis nagu proovida. Sest et ma olen nagu päris mures, äkki ma olen varsti kiilakas või midagi. No tegelikult samas vaadates, et ma olen see 5 aastat tuleb välja, siis siiamaani ei ole kiilakas ju. Siiamaani mul täitsa tegelikult tead, et paksud juuksed. Ma mõtlengi siin nüüd, et praegu siin kogu istumine kõik karvu täis. Tegelikult mõtlen, et ma tahaks juukseid värvida ja lõigata. Mõtlen, et kas ma lõikan tagasi siiamaani
või siis tagasi on moes järgult juuksed, ehk siis nagu step by step on ju. See oli mingi kunagi 10 aastat tagasi oli see moes, aga nüüd on ta uuesti tagasi tulnud. Ja siis ma mõtlesingi, et äkki teeks selle, siis ma veel võin säilitada seda pikkust, mis mul on ju, sest et tagumikuni juukseid ma ei taha, mul on olnud ja ma ütlen niimoodi, et kuna ma olen laisk inimene, kas või isegi ma siin ei poe enda depressiooni taha, ma olen iseenesest siuke natukene vahest laisk on ju, natukene vahest laisk, aga igatahes ma tahan endale ikkagi lühikesi juukseid, sest neid on kergem hooldada ja nad ei vaja nii palju nagu seda tähelepanu. Näiteks kui mul olidki nüüd sügisel, suve lõpus ma lõikasin siiamaani juuksed ära, mul tegelikult olid siiamaani juuksed, alaseljani natukene, ma arvan 10 sentimeetrit jäi pepuni puudu. Et ei taha uuesti, ma ei näe mõtet nagu. Kuigi ei tea, elukaaslane tahab, et mul oleks pikad juuksed, aga ega tema ju ei hoolda mu juukseid. Vaid hooldan mina ikkagi neid. Et ja siis ma tahaks heledad salgud, ikkagi blondid salgud teha. Ma ei tea, mulle sobib tume, nagu praegu. Mulle sobib see värv tõesti. Aga mulle ka sobib tegelikult siuke hele pruun või ühesõnaga pruun on ju, aga blondid salgud nagu siuksed ära pleekinud sellised. Mulle sobib ka väga hästi selline tegelikult värv. Siis ma olengi nüüd jälle, et ma ei tea, mis värv ma tahan neid juukseid. Sest et vahepeal ma talvel olin ju oranž on ju, sest ma tahtsin pikalt proovida, tegelikult mulle sobis see värv. Aga seal oli jällegi see, et seda oleks pidanud tihedamini hooldama. Siis blondiks ma täitsa ei saa, sellepärast, et mul on päris oma värv ikkagi natukene heledam kui see. Et ma ei saaks, ma peaks täiega tihti käima väljakasvu värvimas. Ja ma ei teagi nüüd, see on nii keeruline. Hele pruune ka tegelikult okei. Aga ma ei tea. Nii, aga ma lähen setin, teen asju ja siis lõpuks näitan teile palju mul pestud peast tuleb juukseid välja. Äkki me siis lahendame selle müsteeriumi ära. Täpselt nii ongi. Nii, teate, ühesõnaga see viimane lõpuklipp jäi siis salvestamata ja tegelikult neljapäevane vlog siis jäi ka tegemata selle tõttu, siis kolmapäeval ma läksin Pärnusse ja enne Pärnut mul lõi selline ärevus koos paanikahooga ja mul ei olnud jõuda ega jaksu seda nagu teha. Vot. Aga juuksed tuleb endiselt sama palju välja. Ma ei tea, milles võib probleem olla ja päriselt kirjutage, kui te teate, miks või kuidas või mis nippe ma võiksin kasutada. See oleks nagu mega lahe. Ja siis ma ei teagi. Ma ei oskagi midagi öelda. Võimalik, et üks asi võib ka olla see, et mul on juuksed pidevalt patsis, aga ma ei suuda lahtiste juustega olla. Selle tõttu ma ka lõikasin oma pikad juuksed ära, sest ma lihtsalt, ma ei jõua enam. Võt niimoodi. Aga näeme juba siis neljapäeval tuleb Pärnu vlog. Et siis näete, mida ma seal Pärnus tegin, aga see oli nagu minipuhkus ja siuke pigem chill. Aga ma ei spoili ette, nii et bye!